Tere, head podcasti kuulajad! Tänases Olümpiaakadeemia podcastis räägime väga huvitavatel teemadel ja kõik need inimesed, kes tegelevad kas siis spordiga või liikumisega, peaksid kindlasti meie seekordset podcasti hoolega kuulama, sest seekord on meil põnevad sporditeaduslikud teemad, millest siin rääkima hakkame. Te saate siit kasulikku informatsiooni ja mitmesuguseid soovitusi ja mul on väga hea meel tervitada podcasti külalist, kelleks on spordifüsioloogia professor Vahur Öpik. Tervist! Tere! Rõõm on minupoolne. No otse loomulikult räägime tänases podcastis ka Tokyo suveolümpiamängudest, mis siis juba sel suvel 23. juulist kuni 8. augustini Tokyos toimuvad. See on seal kõige halvem aeg võistlemiseks. 8 aastat Tokyos elanud Riho-Bruno Brahmanis ja ligi 15 aastat seal elanud Baruto ehk Kaido Höövelson ütlesid mõlemad meie podcastis, et sel ajal sa lihtsalt tilgud kogu aeg, õhuniiskus on väga suur, temperatuur on kõrge, lähed õue, särk on hetkega märg ja lähed tuppa tagasi särki vahetama. Ometi tuleb seal sportlastel ka võistelda. Vahur Öpik, millega peaksid siis arvestama sportlased, kui võisteldakse sellistes tingimustes? Lihtne, aga mitte väga sisukas vastus sellele küsimusele on, et nende tingimustega tulebki arvestada, et seal siis niisugused lood on. Aga kui veidi sisukamalt püüda vastata, et siis selliste harjumatute ja nagu sinu äsjasest kirjeldusest aru võib saada, võib öelda isegi ekstreemsete keskkonnatingimuste vastu valmistumisel kõige selline tulemuslikum lähenemisviis on aklimatiseerumine. Ehk siis treenimine võimalikult sellistes keskkonnatingimustes, mis siis eeldatavasti võistluspaigas on ja esinevad. Muide, kõik võistlused, nagu ma aru saan, kõik alad õigemini ei toimu otseselt Tokyos. Et hiljuti rääkisime siin sellel teemal Tiidrek Nurmega ja tema käest ma tean siis seda, et näiteks maratonijooks viiakse läbi hoopiski Sapporos ja peamine kaalutlus, miks maratonijooksjad Sapporosse võistlema sõidutatakse, ongi seotud nende klimaatiliste tingimustega. Nimelt Sapporos need temperatuuri ja õhuniiskuse näitajad kaugeltki nii ekstreemsed ei ole kui Tokyos. Ja teine asi, millega siis korraldajad veel igati tänuväärselt ja ma ütleks, et asjatundlikult arvestanud on see, et maratoni jooksu start antakse vägagi varastel hommikutundidel, millal ka siis õhutemperatuur on veel võrdlemisi madal. Kuidas meie keha siis ikkagi reageerib kuumale ja mis on see sobilik temperatuur võistlemiseks? Siin äsja oli juttu just niisugusest alast nagu maratonijooks. Ja selle kohta ma oskan võrdlemisi konkreetselt vastata. Maratonijooks on ka üks niisuguseid spordialasid, mida just spordifüsioloogilisest vaatepunktist on väga pikka aega ja seega ka suhteliselt põhjalikult uuritud, sealhulgas ka neid tegureid, mis siis sportlase sooritusvõimet mõjutavad. Ja tõepoolest nende tegurite hulka kuuluvad ka siis keskkonnatingimused või klimaatilised tingimused. Ja need uuringud näitavad seda, et kõige paremad tulemused maratonijooksu sportlased üldiselt saavutavad temperatuuril kuskil 11-12 kraadi Celsiuse juures. Huvitav on seejuures veel see, et enam-vähem samasugusele tulemusele on jõutud kahel viisil. Et esiteks on mõnedki uurimisgrupid innukalt uurinud ja testinud seda küsimust laboratoorsetes tingimustes, kus on ka võimalik klimaatiliste tingimustega siis manipuleerida. Ja on leitud, et seal kuskil 11 kraadi juures on selline
maratoni jooksule iseloomuliku pingutuse puhul sooritusvõime kõige parem. Ja teine lähenemisviis on olnud siis seesugune, et on analüüsitud sportlaste tulemusi erinevatel maratonivõistlustel, mis on toimunud siis erinevates klimaatilistes tingimustes. Ja see on viinud samasugusele järeldusele, et kõige soodsam temperatuur maratonijooksus oma parima tulemuse tegemiseks on sportlasele kuskil 12 kraadi Celsiuse järgi. Nagu ma aru saan, siis Tartu Ülikooli sporditeaduste füsioteraapia instituudi kuumakambris uuriti ka seda, et kuidas kuumades tingimustes keha vastu peab, nii-öelda kuumastressi mõju kehalisele töövõimele. Millised need olulisemad järeldused olid? Jah, need on õige intensiivselt tegelesime me seda laadi uuringutega siin mõned aastad tagasi. Ja nende taust oli tegelikult rohkem, ütleme niimoodi, et rohkem militaarne kui et sportlik. Nimelt see selline kehaline töövõime, vastupidavuslik töövõime, et see on selge see, et väga oluline kehalise võimekuse aspekt väga paljudel spordialadel. Aga just see vastupidavuslik võimekus, sõdurite vastupidavuslik võimekus on ka väga oluline tegur sõjaliste operatsioonide tingimustes. Ma siin kõrvalepõikena võin tuua niisuguse fakti näiteks, et kui ameeriklased läksid Iraaki, siis ma nüüd aastaarvuga võin natukene eksida, kas 2003 või 2004 üks selliseid suuri sõjalisi operatsioone oli, mis on ajalukku läinud, on Najafi lahing. Ja ameeriklaste analüüs selle operatsiooni toimumisest ja kulgemisest ja sellega seotud probleemidest näitas, et tervelt 10% nende isikkoosseisust langes rivist välja ja nad tuli evakueerida ja selle põhjuseks oli kuuma talumatus. Nii et see, kuidas inimese organism reageerib harjumatult kõrge temperatuuriga keskkonnale ja kuidas see mõjutab kehalist töövõimet, et see on erakordselt oluline mitte ainult spordi, vaid ka mõnedes muudes valdkondades. Nüüd, kui ma ütlesin, et need meie uuringud olid ka pigem sellise militaarse taustaga, siis ma pean eelkõige silmas seda, et vastupidavuslikku töövõimet on võimalik testida väga erinevate meetoditega ja osa nendest meetoditest on kohasemad sportlaste töövõime hindamiseks ja sportlase töövõime muutuste hindamiseks siis erinevates keskkonnatingimustes. Aga osa neid töövõime hindamise meetodeid on jällegi paremini sobivad või kohasemad siis just militaarsesse konteksti. Vaat see töövõime test, mille alusel me siis hindasime esiteks siis väga kõrge temperatuuriga keskkonna mõju vastupidavuslikule töövõimele ja teiseks hindasime ka siis aklimatiseerumise, sellise süstemaatilise aklimatiseerumisprotsessi mõju vastupidavuslikule töövõimele kõrge temperatuuri tingimustes. See töövõime test seisnes selles, et me mõõtsime siis uuringus osalenud poiste suutlikkust kõndida kõrge temperatuuriga keskkonnas kuni kurnatuseni. Tähendab seni kaua, kuni nad enam ei jaksanud. Vaat see on niisugune vastupidavusliku võimekuse aspekt, mis on väga tähtis militaarses kontekstis. Sõdurid tavaliselt ei sprindi ega jookse lühimaad, et nendel on oluline suhteliselt mõõduka intensiivsusega koormusi taluda võimalikult pika aja vältel. Et seetõttu tuleb arvestada nüüd nende tulemuste puhul, millest ma ka kohe räägin, et vaat meie töövõime test oli just seesuguse siis ülesehitusega. Aga need klimaatilised tingimused, mida me siis rakendasime seal oma kliimalaboris nende uuringute ajal, olid vägagi karmid temperatuuri osas. Nimelt meie uuritavad siis pingutasid tõsiselt keskkonnas, kus temperatuur oli oma 42 kraadi Celsiuse järgi.
Tõsi küll, me simuleerisime seal mitte džungli tingimusi. Džunglis nimelt lisaks kõrgele õhutemperatuurile on ka suhteliselt kõrge õhuniiskus. Aga meie laboris siis hoidsime õhuniiskust kuskil 20% piires, mille kohta võib öelda, et see oli küll väga kõrge temperatuuriga keskkond, aga samas ta oli vägagi kuiv keskkond. No lühidalt, kui nüüd sellele töövõimele keskenduda, siis ma võin öelda, et 10-päevase, kõigest 10-päevase aklimatiseerumisprotsessi tulemusena siis meie uuritavate vastupidavuslik töövõime sel viisil mõõdetanu, nagu ma äsja lühidalt kirjeldasin, suurenes peaaegu 2 korda. Ehk siis, kui nad aklimatiseerumata olekus sellistes tingimustes pidid suutlikkuseni töötama, siis nad pidasid seal keskmiselt vastu kuskil 87 minutit, aga 10 päeva pärast nende keskmine suutlikkus ulatus juba seal 162-163 minutini. Nii et 10 päevaga enam kui märkimisväärne, protsentuaalselt võib öelda ligi 90% siis vastupidavusliku töövõime paranemine. Niivõrd tugev ja niivõrd tugev positiivne mõju võib olla siis sellisel sihipärasel aklimatiseerumisprotsessil vastupidavuslikule töövõimele. See on väga põnev, aga ma saan aru, et mida aktiivsem ja soojem on, et seda rohkem tekib ka näiteks lümfivedeliku, veresooned laienevad ja seal lümfitekke intensiivistub. Mida see kõrge temperatuur veel kaasa toob ja millega peaks veel arvestama siis kuumas trenni tehes ja ka võistelevas? Lühidalt siis küsimus sellest, et aga mis siis põhjustab töövõime, eelkõige vastupidavusliku töövõime märgatavat langust kõrge temperatuuriga keskkonnas võrreldes normaalse temperatuuriga keskkonnaga. Et need on 2 nähtust. Et mõlemal on selline üldkasutatav, aga võõrapärane nimetus või termin, mida nende puhul kasutatakse. Üks neist on dehüdratsioon. Dehüdratsioon eesti keeles öeldes on veekaotus. See veekaotus peamiselt tekib see seoses intensiivse higistamisega. Et see on üks teguritest, mis siis mõjutab negatiivselt töövõimet kõrge temperatuuriga keskkonnas. Ja veel kord, et see negatiivne mõju tuleb kõige selgemini esile just vastupidavuslikule töövõimele. Nüüd teine nähtus või teine oluline tegur, millel on tugevasti väljendunud negatiivne mõju meie vastupidavuslikule töövõimele kõrge temperatuuriga keskkonnas, see on hüpertermia. Hüpertermia eesti keeles lühidalt lahti seletatuna tähendab seda, et meie keha temperatuur, veelgi täpsemalt öeldes keha süvatemperatuur tõuseb väga kõrgele võrreldes siis, samasuguse vastupidavusliku pingutusega normaalsetes keskkonnatingimustes. Need on 2 peamist tegurit, mida tugevamini nad avalduvad, mida ulatuslikum on dehüdratsioon ehk mida suurem on veekaotus ja mida ulatuslikum on keha süvatemperatuuri tõus ehk hüpertermia, seda tugevamini nad siis negatiivselt mõjutavad ka vastupidavuslikku töövõimet. No siin dehüdratsioonist pikemalt rääkides, siis ma mäletan, et Priit Pullerits kirjutas mõni aeg tagasi ühe väga huvitava artikli, et maratonidel pole enam suurim oht, et juuakse liiga vähe, vaid on tekkinud oht, et juuakse liiga palju ja see joogitootjate eduka turunduse tulemus arvatavasti, aga kuidas see siis on, et kui palju siis peaks jooma ja kas siis, kui on janu või peaks olema selline, ütleme just vee koha pealt, et kas peaks vett jooma mingi plaani alusel enne trenni, ma arvan, see on päris huvitav teema, mida analüüsida. Jah, kindlasti, et see on ühelt poolt huvitav teema ja see on ka puht praktilisest vaatepunktist lähtudes väga, väga oluline teema. See, et nüüd maratonidel, ütleme siis niimoodi, et ülejoomine ehk vee liigtarbimine märgatavalt suuremaks probleemiks on kujunenud kui see veekaotus. Et ma ei oska öelda, et siin võib-olla mingil määral on tegemist ka pisut sellise ajakirjandusliku liialdusega.
Aga teine pool on see, et mis on siiski tõsi, et see liigne vee tarbimine, et sellele on hakatud viimasel ajal rohkem tähelepanu pöörama ja tõepoolest on selline tendents ilmneb, et neid juhtumeid siis sellistel suurtel üritustel, kus on tuhandeid osavõtjaid ja mis on kas siis maratonijooks või hoopiski mõned ultravastupidavusalade võistlused. Et sellele on hakanud rohkem tähelepanu pöörama, sest et neid juhtumeid on hakanud esinema tõesti suhteliselt rohkem kui mõni aeg tagasi. Aga selle taga, et niisugusi juhtumeid, mis siin on siis seotud vee liigtarbimisega sellises pingutussituatsioonis, et neid on rohkem, selle taga ei pruugi olla mitte niivõrd see, et nende esinemissagedused, kui me normaliseerime seda osavõtjate arvu peale, et see oleks väga palju suurenenud võrreldes varasemate aegadega. Aga see absoluutarv on, selle tõusule on kindlasti kaasa aidanud see, et osavõtjate arv seesugustel võistlustel on ka märgatavalt kasvanud viimastel aastatel. No nii või teisiti, et vee liigtarbimine sellises pingutussituatsioonis on ta siis maratonijooks või veel pikema kestusega vastupidavusala võistlus, et see on tegelikult ohtlik küll. Selle kohta on kasutusel isegi niisugune mõiste või termin nagu veemürgistus, et mis kõlab sedasi natukene naljakalt, et kuidas vesi saab mürgiseks osutuda. Aga selle veemürgistuse sisuline tähendus seisneb selles, et kui me tarbime vett ülemäära ehk tunduvalt rohkem, kui me higiga kaotame samal ajal, siis vesi nii-öelda koguneb meie kehasse ja selle üks ja kõige ohtlikumaid tagajärgi on see, et meie vereplasmas langeb naatriumi kontsentratsioon. Niisuguse elemendi nagu naatrium kontsentratsioon. Seda nähtust omakorda siis nimetatakse hüponatreemiaks. Ja vaat kui see hüponatreemia süveneb ja ületab teatud kriitilise piiri, siis see mitte üksnes ei pärsi inimese kehalist töövõimet, vaid see võib kiiresti areneda väga eluohtlikuks seisundiks ja on maratonidel ja pikemate alade võistlustel tõepoolest registreeritud ka ja võiks öelda, et mitte väga palju, aga siiski häirivalt palju ka otseselt hüponatreemiaga seotud surmajuhtumeid. Kui nüüd seda äärmuslikku situatsiooni veidi mõni sõna selle kohta öelda, et kui hüponatreemia sellest vee liigtarbimisest süveneb sellisel määral, et inimene kaotab oma elu, siis see on tavaliselt otseselt seotud kas sellega, et inimesel tekib kas ajuturse või tal siis tekib kopsuturse või tekib nii aju kui kopsuturse üheaegselt. Ja sellele niisuguses võistlussituatsioonis inimesele, kes sellisesse seisundisse on sattunud, on väga keeruline tõhusat abi anda või temani on õigeaegselt väga keeruline ka jõuda. Nii et see on väga ohtlik nähtus. Põhjus siis veel kord, kui siit edasi minna, et naatriumi tase langeb, aga miks siis need tursed tekivad? Lühidalt öeldes põhjus on selles, et naatriumi tase veres mõjutab, see on üks peamisi tegureid, mis mõjutab vee jagunemist organismi erinevate vedelikuruumide vahel. Ja kui naatriumi tase ulatuslikult lahjeneb, siis see vee jaotus meie organismis teiseneb, see muutub ja see võib kaasa tuua nii tugeva ajuturse kui ka kopsuturse. No kui ma aru saan, siis üheks oluliseks reegliks on ka see, et pingutuse ajal ei tohiks siis kehakaal alaneda veekaotuse tagajärjel üle 2%, et mis siis juhtub, kui see nagu tõesti ohtlikuks läheb?
Ma kohe vastan sellele küsimusele ka, aga ma enne ütleksin selle eelnevale teemale või alateemale mõnesuguse joone alla tõmbamise huvides. Et kui me räägime vee liigtarbimisest ja ülejoomisest, siis üks selliseid tõsiseid riskitegureid, mis põhimõtteliselt on nagu hõlpsasti tuvastatav, aga mis ei ole võistlussituatsioonis kaugeltki mitte hõlpsasti tuvastatav. See on see, et inimese kehakaal hoopiski suureneb. Et kui me osaleme sellisel võistlusel, me joome tublisti ja kui meie kehakaal suureneb, siis see on peamisi riskitegureid, mis viib päris kindlasti hüponatreemia tekkele ja kui me oleme tugevasti vedelikku üle tarbinud, siis hüponatreemia võib süveneda ka sellisele tasemele, millel on kõige kurvemad tagajärjed. Hüponatreemia peamisi riskitegureid, et mis on hõlpsasti nagu kontrollitavad või vaadeldavad, on see, et kui sellistel võistlustel osalevad inimesed, kelle treenituse tase on kaunis kasin, siis nendel kulub distantsi läbimiseks väga palju aega, mis ühtlasi tähendab seda, et neil on distantsil olles väga palju aega ka kontrollimatult juua. Et nõnda palju selle veemürgistuse ja sellega seotud siis hüponatreemia alateema lõpetuseks. Aga nüüd küsimus selles, et jah, tõepoolest on niimoodi, et jällegi nii laboratoorsed kui ka sellised reaalelulistes tingimustes teostatud uuringud näitavad, et see veekaotus ehk siis vastupidine protsess, et inimesed ei joo või ei suuda juua sellisel määral, et siis higistamise läbi tekkinud veekaotust täielikult kompenseerida. Ja tekib siis see dehüdratsioon. Ja kui see ületab 2% kehakaalust, siis see on ligikaudu tõepoolest see piir, kust alates hakkab avalduma selline selgesti negatiivne mõju kehalisele töövõimele. Põhjused on jällegi seotud suuresti nende muutustega, mis siis veekaotuse mõjul avalduvad esmalt veretasandil. Nimelt, kui me kaotame higistades rohkesti vett ja ei suuda seda joogiga piisaval määral kompenseerida, siis see tähendab seda, et meie vereplasma maht väheneb. Et veri hästi lühidalt kirjeldatuna koosneb nagu kahest komponendist, et see on ülim lihtsustus küll, aga nii võib öelda, et koosneb kahest komponendist. Et üks on vereplasma, millest valdav osa moodustab siis seesama vesi ja teiseks on vererakud. Ja kui me nüüd higistades rohkesti vett kaotame, siis väheneb vereplasma maht, mis tähendab seda, aga me ei kaota higiga vererakkusid. Mis siis tähendab seda, et kui vereplasma maht väheneb, aga vererakkude kadu ei ole mingisugust, siis see tähendab seda, et mis on hästi lihtsasti mõistetav, et maakeeli väljendus meie veri muutub paksemaks. Et veidi teaduslikum termin selle kohta on, et veri muutub viskoossemaks. Miks siis see halvasti või negatiivselt mõjutab meie vastupidavuslikku töövõimet? Aga sellepärast, et vastupidavuslik töövõime sõltub väga suurel määral sellest, kuivõrd efektiivselt või kuivõrd adekvaatselt suudab meie süda ja üldse vereringe töötavaid lihaseid verega varustada, sest verega jõuab töötavatesse lihastesse ka hapnik. Nüüd, kui me vaatame, mis juhtub südame funktsiooni osas, südametalitluse osas, niisugustes oludes, kus veri on muutunud viskoossemaks. Süda teatavasti töötab rütmiliselt, seda on iga inimene ammu enda juures tähele pannud, et ei pea väga pead murdma selle üle. Et südamelihas kontraheerub, lõõgastub, kontraheerub, lõõgastub, kusjuures see löögisagedus sõltub sellest, kas me oleme puhkaolekus või kuivõrd intensiivse kehalise pingutusega me hõivatud oleme. Aga südameõõned täituvad verega südamelihase lõõgastuse faasis.
Ja nüüd see verehulk, mida siis süda kontraheerudes vereringesse suudab pumbata, see sõltub sellest, kuivõrd täielikult südameõõned on lõõgastuse faasis verega täitunud. Aga kui vereviskoossus on suurenenud, siis südameõõnte täituvus verega südamelihase lõõgastuse faasis väheneb. Selle tulemuseks on tõsiasi, et siis hakkab vähenema ka südamelöögi maht. Ehk see verekogus, mida süda iga kokkutõmbega vereringes suunab. Ja see omakorda siis tähendab seda lõppkokkuvõttes, et mida viskoossemaks veri muutub, seda väiksem on südamelöögi maht ja lõppkokkuvõttes seda väiksemaks osutub ka siis südame minuti maht ehk see verehulk, mida süda suudab ühes minutis nii-öelda ringluses hoida. Aga kui juba minuti maht väheneb, siis väheneb ka hapnikutransport töötavatele lihastele ja kui väheneb hapnikutransport, hapniku kättesaadavus töötavatele lihastele, siis paratamatult on sellel negatiivne mõju meie kehalisele töövõimele. Vahele ma peaks ütlema eelnevale jutule, ma oleks pidanud seda varem tegema, et tõsi küll, kui teatud ulatuses südame löögimaht on vähenenud, siis meie keha kompenseerib seda vähenenud löögimahtu sellega, et tõuseb südamelöögi sagedus. Et see võimaldab mõnda aega siis seda minuti mahtu veel, ütleme siis niimoodi, et suhteliselt kõrgel või vajalikul tasemel hoida. Aga kui see, mida enam vereviskoossus tõuseb ehk mida enam vereplasma maht langub, seda väiksemad on võimalused siis seda löögimahu langust suurema löögisagedusega kompenseerida. Nii et lõppkokkuvõttes ikkagi dehüdratsiooni süvenedes südame minuti maht langeb ja selle tulemusena väheneb töötavate lihaste hapnikuga varustatus. Ja see kahjustab vastupidavuslikku töövõimet. Kas on uuritud ka seda, et millisel temperatuuril see joogivesi peaks olema või ka miks mitte need spordijoogid, mida siis inimesed joovad, et ma tean, et siin Tokyos võisteldes on tihti tehtud see viga, et on mindud kuuma eest varju kuskile konditsioneeri alla, siis juuakse kõrvale sellist jääkülma jääjooki, mis siis annab organismile veel sellise väikse lisakoormuse, et milline see joogi temperatuur tegelikult võiks olla treeningutel ja võistlustel? Üldiselt on niimoodi, et sellist lääget sooja jooki inimesed reeglina ei armasta ja sportlane on ka inimene ja nendele kehtib enam-vähem sama reegel. Teine asi on see, et sellist jääkülma jooki on ka eriti võistlussituatsioonis siis suhteliselt raske tarbida. Nii et ma siin konkreetselt püüdes alati võimalikult täpne olla oma arvamustes ja toetudes siis kas enda uuringute või teiste andmetele. Ma ei oska siin päris täpselt seda kõige optimaalsemat temperatuuri öelda, aga küll ma võin öelda niimoodi, et optimaalne on niisugune temperatuur, mis sportlasele tundub meeldivalt jahedana. Et see on sellise täpsusastmega oskan ma seda temperatuuri küsimust siin praegu kommenteerida. No me jõuame nüüd teemaga toidulisanditeni ja vitamiinide kompleksini ja selleni, et tegelikult turundusjuhid mõjutavad ju tegelikult meie elu väga palju. Alati ei ole see samas teaduslikult põhjendatud, mingisuguseid väga põhjalikke uuringuid tihti nende reklaamide taga ei ole. Meile näidatakse jääkülma spordijooki televiisoris ja kutsutakse meid kõiki seda hästi-hästi palju tarbima. Samas milline on sinu, ütleme, selline teaduslik lähenemine selles valdkonnas, et kas on liiga palju sellist informatsiooni, mis tegelikult ei ole ikkagi teaduslikult põhjendatud? Jah, see temaatika, mis puudutab toidulisandeid ja nende tarbimist, et see on tegelikult väga lai ja seal on väga palju erinevaid aspekte. Et ma tahaksin tähelepanu juhtida kolmele hästi olulisele asjaolule.
Üks on see, et eriti selgesti tuleb see esile, kui võrrelda näiteks ravimite tootmist ja turustamist ja ühelt poolt ja teiselt poolt siis toidulisandite tootmist ja turustamist teiselt poolt. Et ravimifirmad, kui nad tulevad turule mingisuguse uue ravimiga, siis see on väga pikaajaline, väga aeganõudev ja keerukas protsess. Mitte üksnes nende uuringute tasandil keerukas, mis on siis uute ravimite väljatöötamisel kahtlemata peab ka paika, aga selline, kuidas öelda, kontroll ravimite tootmise ja turustamise üle on puht seadusandlikul tasandil väga, kuidas öelda, range kontrolli all. Ja nüüd, kui me tuleme toidulisandite juurde, siis me võime öelda, et toidulisandite tootmise ja turustamise üle on ka mõnesugune kontroll, aga need kontrollimeetmed on väga, väga lõdvad. Need on tootjate, turustajate suhtes, ma ei tea, kas see on päris kohane väljend, aga ma ütleksin, et ülimalt demokraatlikud, et nende vabadusaste on väga suur. Ja sellest tuleneb siis kaks asjaolu sellest lõdvast kontrollimehhanismist toidulisandite tootmise ja turustamise üle. Üks nendest asjaoludest on see, et enamuse, ma söandan öelda isegi valdava enamuse toidulisandite puhul ei ole nende tegelikku toimet inimese organismile, sealhulgas ka inimese kehalise töövõime erinevatele aspektidele. Et nende tegelikku toimet ei ole usaldusväärsete teadusuuringutega või usaldusväärsetes teadusuuringutes üldse kunagi kontrollitudki. See on üks põhimõtteline probleem. Teine probleem on see, et toidulisandite pakenditel on tõepoolest nõutud, et seal oleks informatsioon selle toote ja seejuures üksikasjalik informatsioon selle toote koostise kohta. Aga kuna need kontrollimehhanismid on niivõrd lõdvad, siis väga sageli tuleb ette ja esineb niisugune olukord, et pakendil on küll toote koostis kenasti toodud, aga ühel või teisel moel selgub ja pahatihti just sportlaste, pahatihti just tippsportlaste puhul, et toidulisand, mida nad on tarvitanud, on sisaldanud veel midagi, mille kohta pakendile ei ole kirja pandud mitte poolt silpigi. Kõige, ütleme, drastilisemad juhtumid on siis muidugi seotud sellega, kui otse öelda, et siis märkimisväärselt paljudes toidulisandites on tuvastatud ühtede või teiste dopinguainete olemasolu. Ja sportlasel tekib probleem ja väga tõsine probleem juhul, kui ta on mõnda niisugust toidulisandit tarvitanud, kui ta peab andma dopingukontrollis vastava proovi ja siis tuvastatakse, et ta on üht või teist dopinguainet tarvitanud. See ei ole niisugune probleem, mille esinemissagedus on, et vahel tuleb ette, aga mitte väga sageli. Et seda on uuritud ja julgesti võib öelda, et sedasi puhtjuhu valiku alusel ostetud või hangitud toidulisandeid kontrollides, see keelatud ainete esinemissagedus on kuskil 20–25% juhtudest. See on vägagi kõrge esinemissagedus ja see näitab, et toidulisandite tarvitamine ainuüksi sellest vaatepunktist lähtudes on seotud üsna märkimisväärse riskiga. On pööratud tähelepanu ka sellele, et kui palju või kui suures koguses siis dopinguaineid esineb toidulisandites, siis valdaval enamusel juhtudest need kogused, mis on tuvastatud, need on osutunud vägagi väikesteks. Võib öelda, et tühisteks kogusteks, millest ei tasu lootagi, et reaalne dopinguefekt niisugusel toidulisandil siis üldse oleks tänu sellise dopinguaine sisaldusele, mis on väga madal.
aga see ei muuda asja selles mõttes, et need väikesed kogused on samas täiesti piisavad selleks, et dopingukontrollis rakendatavad biokeemilise analüüsi meetodid ei suudaks neid koguseid tuvastada. Nad suudavad need kogused tuvastada, aga nad suudavad tuvastada ka seda, et sportlane on niisuguseid aineid tarvitanud. Võt need kaks on olulised probleemid seonduvalt toidulisanditega. Veel kord siis, et esiteks enamusel, söandan veel kord öelda, et valdaval enamusel juhtudest nende tegelikku toimet inimese organismile ei ole usaldusväärsete meetoditega kontrollitud ja teiseks nende koostis ei ole kaugeltki mitte alati usaldusväärne. Muide, nii palju võib veel lisada, et taoliste uuringute tulemusena on siis ka välja sõelutud või jõutud järeldusele, et mis liiki või mis tüüpi toidulisandid siis dopinguainete sisalduse suhtes kõige kõrgema riskiga on. Ja need on kolme liiki toidulisandeid võib seesugustena esile tuua. Esiteks, ühed on siis seesugused toidulisandid, mille väidetav efekt seisneb selles, et nad suurendavad lihasmassi. Et eriti, et nad aitavad kaasa lihasmassi suurenemisele siis treeninguprotsessis. Et seda laadi toidulisandite puhul on suhteliselt kõrgem see risk, et nendes võib leiduda dopinguaineid. Teiseks on sedasorti toidulisandid, mille väidetav efekt seisneb selles, et nad on tõhusad abivahendid, kui on vaja vähendada kehakaalu. Enamasti siis vähendada kehakaalu niimoodi, et see kaalulangus tuleks muude kudede arvelt, mitte lihasmassi arvelt. Et see on teine liik toidulisandeid, mille puhul see riskiaste on kõrgem. Ja siis kolmas liik toidulisandeid on ka selliseid turul ja ka väga populaarsed sealhulgas. Need on siis seesugused toidulisandid, mille ühe sellise kasuliku toimena või positiivse efektina tuuakse esile või rõhutatakse seda, et nad siis eriti meeste puhul, et nad suurendavad või parandavad seksuaalset võimekust. Et need kolme liiki toidulisandid on suhteliselt kõrgema siis sellise riskitasemega dopinguainete sisalduse suhtes. Räägime natukene võib-olla ka näiteks magneesiumist, mida siis kõik sportlased praegu juurde tarbivad, kes vähem, kes rohkem, kes suu kaudu, kes teeb jalavanne. Kas selline tavaharrastaja, sportlane, kes teeb iga päev trenni, peaks ta seda üldse juurde tarbima, seda magneesiumi, või saab ta selle tegelikult ka toidust kätte? Valdaval enamusel juhtudest ongi niimoodi, et kui inimese, sealhulgas sportlase, ütleme, toidusedel on mitmekesine ja küllaldane, nii selles mõttes, et sisaldab ja annab siis piisavalt ja adekvaatses koguses toiduenergiat, ja erinevate toitainete vahekord on seal mõistlikes proportsioonides, et siis üldiselt magneesiumi puudust ei teki. Ja seega võib öelda, et selline magneesiumi igaks juhuks toidulisandina tarvitamine, et selle, kuidas öelda, toetuseks või selle õigustuseks selliseid väga tõsiselt võetavaid teaduslikke argumente nagu ei leidu. Paljudel juhtudel sportlased tarvitavad magneesiumit toidulisandina siis püüdes vältida lihaskrampide esinemist või lihaskrampide esinemissagedust. Et see on nüüd mõnevõrra vastuoluline teema, et kui vaadata uuringu andmeid, et siis ikkagi üldiselt on ülekaalus need, mille järeldused ütlevad meile, et lihaskrampid ja magneesiumi tarbimine, et nende nähtuste vahel ei ole päris ühest seost. Samas ei saa välistada, et mõnedel juhtudel siiski magneesiumi vaegus võib olla üks nendest paljudest teguritest, mis siis võib kaasa aidata või võib soodustada lihaskrampide esinemist.
Aga kindlalt väita, et neid õnnestub vältida või lihaskrampidest hoiduda just magneesiumile ja magneesiumi põhistele toidulisanditele rõhku pannes, et seda päris kindlasti ei saa. No üks teema, mida võiks puudutada sellega seoses on, ütleme, selline info leidmine, et me elame ikkagi sellisel ajastul, kust harrastussportlasel ei olegi võib-olla kõige lihtsam seda infot leida, teaduspõhist infot treeningute ja toitumise kohta ja tervise kohta, siis eesti keelde on tõlgitud üks raamat Toitumine, treening ja tervis ja Vahur Õpik on selle raamatu teadustoimetaja. Kas see on, ütleme, üks nendest raamatutest, mis võiks aidata spordiharrastajatel siis eristada sellist teaduspõhist toitumissoovitust, sest tõesti selles valdkonnas levib ju niisugust väärinformatsiooni Facebookis ja mujal ikkagi väga palju? No ma usun küll, et selle raamatuga tutvumisest ja seal kirjutatusse süvenemisest võib kasu olla. Et seal on küll, tuleb tõdeda ka seda, et selle raamatu esimesed peatükid, et seal on küllaltki palju, lühidalt öeldes biokeemiat ja füsioloogiat, et mille mõistmine võib-olla inimesele, kes ei ole nende vastavate teemadega varem kokku puutunud, et see nõuab mõnesugust ja seejuures üsna tõsist pingutust. Aga suurem osa selles raamatus toodud teabest peaks olema siiski suhteliselt hõlpsasti. No seda kindlasti ei saa lugeda umbes nii, nagu me vahel telefonist ajaviiteks loeme mingisuguseid seltskonna uudiseid või õhtul diagonaalist loeme mõnda ajalehte. Et mitte päris nii, aga kui inimesel on tõsine huvi ja mõnevõrra kannatlikkust ja sihikindlust, siis kindlasti ka harrastussportlased oma teadmisi selle raamatu valguses siis toitumise, treeningu ja tervise vahelistes seoste osas arendada ja täiendada saavad. See on päris kindel. No rääkisime siin vee rollist, vitamiinidest, mineraalainetest juba. Räägime korraks ka võib-olla süsivesikute, rasvade, valkude rollist sportlase puhul, et kas siin on mingisugused sellised üldised reeglid ka olemas või peaksime ikkagi arvesse võtma iga spordiala eraldi, et vastupidavuse aladel on ühed reeglid, sprindis on teised reeglid või on ka selliseid üldistusi võimalik teha ja mingisugused üldised põhimõtted, mis töötavad nagu kõikide spordialade puhul ja see raamat võib-olla siis toob ka midagi sellist huvitavat informatsiooni kõikidele? Jah, seal on ka sellest vaatepunktist vaadeldud siis treeningut ja treeningukoormuste mahtu ja intensiivsust ja siis ka seda külge, et kuivõrd siis treeningukoormuste maht ja intensiivsus mõjutab inimese toitumisvajadusi. Et seal on suhteliselt selgesti nagu osutatud sellele, et milline on seos süsivesikute vajaduse ja siis treeningukoormuse vahel. Et süsivesikud väärivad tõepoolest toidukomponendina tõsist tähelepanu, eriti siis inimeste puhul, kelle selline kehalise aktiivsuse määr on tavapärasest märgatavalt kõrgem. Ütleme, sportlaste puhul see tavaliselt niimoodi on ja ka harrastussportlaste puhul, kes siiski treenivad regulaarselt ja märkimisväärses mahus, et ka nende kehalise aktiivsuse üldine määr on selgesti keskmisest kõrgem. Seal võib lühidalt öelda süsivesikute aspekti puudutades nõndamoodi, et selline, kuidas öelda, hõlpsasti mõistetav parameeter, et mille alusel siis hinnata süsivesikute tarbimist. See on see, et mitu grammi kilogrammi kehakaalu kohta inimene ööpäevas toiduga süsivesikuid saab. Ja kui me nüüd seda ühikut silmas peame, see on siis grammides kilogrammi kehakaalu kohta, siis me laias laastus näeme, et kui on suhteliselt vähese kehalise koormusega tegemist, kerge treeningukoormusega tegemist, et siis süsivesikute vajadus võib saada kaetud, kui inimese ööpäevane menüü
sisaldab seal keskelt läbi 4-5 grammi kilogrammi kehakaalu kohta süsivesikuid. Nüüd, kui me läheme kohe sellest teatud mõttes ühest äärmusest siis teise otsa, nimelt kõige suurema mahuliste treeningukoormustega ja mis on tihtipeale ka suhteliselt kõrge intensiivsusega treeningukoormused. Vaat seda laadi treeningukoormustega paistavad silma eelkõige vastupidavusalade sportlased. Ja kui on tegemist, ütleme, rahvusvahelisel tasemel mõne vastupidavusala esindajaga, kes on rahvusvahelisel tasandil, omab selgeid ambitsioone ja soovib sellel tasemel edukas olla, siis võib see päevane süsivesikute vajadus küündida seal 8-12 grammini kilogrammi kehakaalu kohta. Ja kui nüüd vaadata veel, tuletada meelde, mõned uuringud meenuvad, näiteks mõned head aastad tagasi Rootsi rahvuskoondise murdmaa suusatajaid uuriti hooajaeelses treeningulaagris, kus nende koormused, ka isegi nende kõrget sportlikku kvalifikatsiooni arvestades, et isegi nende jaoks oli tegemist väga suurte treeningukoormustega. Ja seal siis väga, kuidas öelda, usaldusväärselt uuriti nii nende energiakulu kui ka siis toidukoostist ja seda energiakogust, mis nad toiduga said ja nii edasi. Seal selgus siis, et mõnedel meessportlastel see tegelik ööpäevane süsivesikute tarbimine ületas isegi seal 13 grammi kilogrammi kehakaalu kohta päevas. Nii et vaat see diapasoon, et kuskil 4-5 grammist seal 8-13 grammini ööpäevas, et sinna vahemikku mahuvad siis erinevate koormustega treenivate sportlaste süsivesiku vajadused. No ma tean ühte Eesti sportlast, kellel oli selline öökapiraamatuks 1960. aastate toitumisraamat ja veel 10 aastat tagasi ta vaatas väga hoolega sealt selliseid üldiseid põhimõtteid. Kas need põhimõtted ongi tegelikult ikkagi samad ja neid teati juba aastaid tagasi või võiks olla toitumine üks selline järgmine samm, ka kui me räägime siin maailmarekordite püstitamisest, et siin teatavasti ju kiiremad tossud leiutati, mis aitavad maratonil kiiremini aega püstitada. Kas toitumise puhul on ka võimalik, et see tehnoloogia arenguga kaasas käies me suudame tegelikult sportlased viia veel suuremate maailmarekorditeni? No võt, maailmarekord on nüüd niivõrd harva ette tulev saavutus, et selle kohta on võib-olla isegi natukene keeruline öelda, et kas on mingisuguseid selliseid kindlaid meetmeid, mis selgesti suurendaks nüüd kellegi tõenäosust püstitada mingil alal maailmarekord. Aga juba möödunud sajandi kuskil 60. aastastest alates on tegelikult järjest paksenenud see teadmiste kiht, mis näitab, et toidul ja toitumisel on treeningu tulemuslikkuse suhtes väga tugevasti väljendunud väga oluline mõju. Et kui sa viitasid siin mingisugusele 60. aastatest pärit allikale, siis ma ei oska öelda, mis seal täpselt kirjas võiks olla. Küll aga ma võin öelda seda, et näiteks 60. aastatel toimusid lausa sellised, kuidas öelda, murrangulised muutused meie teadmistes, meie teaduslikes arusaamades siis toitumise ja kehalise töövõime ja treeningu tulemuslikkuse vahelistest seostest. Et need on seotud väga konkreetse asjaoluga. Nimelt skandinaavlased, rootslased, taanlased. Nad võtsid 60. aastatel kasutusele niisuguse uurimismeetodi, mis on tuntud kui nõelbiopsia. See nõelbiopsia tähendab siis seda, et on selline kindel viis ja kindlad riistad ja kindlad meetodid, kuidas inimese skeletilihasest, inimese lihasest on võimalik võtta väikesi koeproove
ja siis on võimalik väga täpselt neid koeproove analüüsida ja erinevate, ütleme, ühendite kogus siis otseselt elava inimese sisuliselt elavas lihases kindlaks teha. Ja esmalt, millele seal siis keskenduti suuresti, oligi see sama süsivesikute küsimus. Ja kuskil 60ndate esimesel poolel skandinaavlased näitasid siis täiesti ühemõtteliselt, et punkt 1, et lihase glükogeeni sisaldus. Glükogeen on niisugune energeetiline varuaine, mida leidub meie lihastes ja leidub ka maksas, mis on kehalisel tööl, kehalisel pingutusel kõige olulisem energiaallikas siis lihastele. Nii et skandinaavlased tegid, esiteks nad näitasid, et see glükogeeni kontsentratsioon inimese lihases sõltub tema toitumisest, täpsemalt süsivesikute osakaalust toidus, mida ta tarbib. Et mida suurem on süsivesikute osakaal, seda kõrgem on siis glükogeeni kontsentratsioon inimese, sealhulgas sportlase lihases. Ja teiseks näitasid nad, et mida kõrgem on glükogeeni kontsentratsioon puhkeolekus, ütleme pingutuseelselt inimese skeletiilihases, seda parem on tema vastupidavuslik töövõime. Ja nende näitajate vahel, et toit mõjutab glükogeeni sisaldust lihases ja lihase glükogeeni sisaldus mõjutab vastupidavuslikku töövõimet, nende parameetrite vahel on väga tugev seos. Ja sealt siis aegade jooksul edasi teostatud uuringute tulemusena ongi jõutud sellise üldistuseni, nagu ma äsja rääkisin, et sõltuvalt treeningukoormuse mahust ja intensiivsusest, et milline siis on selline vajalik süsivesikute kogus sportlase päevases toidus. Ja muide, skandinaavlased töötasid välja ka sellise meetodi siis ikka nendele samadele uurimistulemustele toetudes, et kuidas siis toimida niimoodi, et enne võistlust, et sportlane küll treenib, et on selline rutiinne treeninguperiood, aga enne olulist võistlust, et kuidas korraldada niimoodi, et tema lihases siis see glükogeenivaru ehk süsivesikute varu oleks võimalikult kõrge, et see siis võimalikult tugevasti toetaks tema sooritusvõimet võistlustel. Seda on nimetatud siis süsivesikute laadimise meetodiks. Ja see siis seisneb selles, et seal on palju erinevaid variante testitud, aga kui väga lühidalt öelda, et siis see seisneb selles, et mõnede päevade vältel enne võistlust vähendatakse siis järk-järgult treeningukoormust, aga samas suurendatakse süsivesikute kogust siis igapäevaselt tarbitavas toidus. Et see siis võimaldab, kui seda asjatundlikult teha, viia selle glükogeeni taseme lihastes hästi kõrgele. Ja niisugused manipulatsioonid on siis selgesti näidanud, et edukas selline süsivesikute ülelaadimine võistluseelsetel päevadel, et see reaalselt sportlikku sooritusvõimet ehk siis ütleme näiteks distantsi läbimise aega, et see parandab kuskil selgesti suurusjärgus 2-3, mõnedel juhtudel isegi 4%. Aga 2-4% erinevus saavutusvõimes on tegelikult asjatundmatule inimesele võib see tunduda, et 2-4%, et see on ju köömes. Aga kui vaadata näiteks kas või suurte rahvusvaheliste võistluste protokolle, siis alavõitja ja ma ei tea, 6. koha saavutanu vahel on tihtipeale võib-olla napilt rohkem kui 1%, kui nende distantsi läbimise aega võrrelda. Nii et see 2-4% on tegelikult väga tugev, väga suur erinevus. Ja üsna kindel on, et neid teadmisi on edukalt rakendanud ka need sportlased, kes, kui me siin süsivesikutest räägime, kes eelkõige vastupidavusaladel siis peale 60. aastaid maailmarekordid on püstitanud, et selles ei ole erilist kahtlust. Kas on mingid eriti hästi energiat andvad toitained ka olemas, sest kõik sportlased ju, kes ma usun meie podcasti kuulavad, sooviks ju nii-öelda sellist imesööki või jooki, mis siis sooritusvõimet parandaks, sest me teame ju seda, et
kui me jõuame siin ausa mängu juurde, siis aus mäng on ikkagi olümpiamängude üks põhiväärtusi ja niisugusel ebaausal teel saavutatud võit ei ole ju tegelikult mitte midagi väärt, et ikkagi peaks püüdlema selle suunas, et võib-olla see toitumine ja teaduspõhine lähenemine aitaks siis paremaid tulemusi teha. No päris kindlasti, et see, mida ma siin võib-olla liigagi pikalt olen rääkinud seonduvalt süsivesikutega, et see on küll eriti see, ütleme, võistlusteelne ülelaadimine siis, et selle kohta võib selgesti öelda, et see on niisugune sihipärane manipulatsioon, aga niisugune manipulatsioon siis toidu koostise ja toidu energiasisalduse tasandil, seda ei ole kunagi peetud tegevuseks, mis läheks kuidagi vastuollu ausa mängu reeglitega. Et loomulikult aus mäng on üks kogu olümpiaspordi, üldse spordi aluseid ja selle reeglite rikkumist tuleb alati hukka mõista. Aga toidu koostise ja ka muide toidu kogus, kui me toidu kogust mõõdame näiteks selle toidu energia kogusena, mida siis sportlane vajab ja tarbib, et need on mõlemad niisugused tegurid, et kui nendesse, kuidas öelda, nendele teaduspõhiselt läheneda, nendele küsimustele teaduspõhiselt läheneda ja seda teaduspõhist teadmist praktikas rakendada, ja kontrollida nende rakendatavust praktikas, et see on tegelikult erakordselt tähtis sportlase sooritusvõime parandamisel, sportlase sooritusvõime optimeerimisel ja sportlase, ütleme, parimasse võistlusvormi viimisel just kõige olulisemateks võistlusteks. Et need manipulatsioonid ei ole kunagi kuulunud keelatud tegevuste valdkonda ja ma ei kujuta ka ette, et nad kunagi kuidagi reguleerituks või keelatuks võiksid saada. Ma tänan Vahur Ööpikut nende väga huvitavate mõtete eest ja tänan kõiki Olümpiaakadeemia podcasti kuulajaid. Meie podcast on leitav enamuses suuremates podcasti äppides ja loomulikult ka Eesti Olümpiaakadeemia kodulehelt olümpiaharidus.eu. Kuulmiseni!